Tšau! Ma näitan sulle kohe, kuidas teha pähklivõid. Täpsemalt India pähklivõid. Ja miks ma sulle seda näitan? Sellepärast, et poes on see ju tegelikult hirm kallis, aga kodus on seda imelihtne teha. Nii et lähme vaatame. Nii, ja käime üle siis koostisosad, õigemini koostisosa. Ja see on siis, või õigemini need on siis röstitud India pähklid ja röstisin neid 180 kraadi juures ringleva õhuga umbes 8-9 minutit. Ja kuidas sa saad aru, et nad on õige röstiga? Siis kui sa nuusutad ja tunned mõnusat sellist lõhna, kui see lõhn läheb kibedaks, siis on juba liiga palju. Seega ma soovitan sul ka 180 kraadiga ja algatuseks 8 minutit, poole pealt võid neid segada ka natukene, kui sa mõnes sügavamas küpsetusnõus küpsetad neid, aga üldiselt selle ajaga sellises suht madalas küpsetusnõus saavad nad kõik ilusad sellise kuldpruuni värvi ja on valmis. Aga kuna koostisosi on nii vähe ja ma tahaksin sulle ühest asjast veel rääkida, blenderist või siis köögikombainist. Ja miks ma sellest rääkida tahan? Sellepärast, et kui ma sellele tähelepanu ei pööraks, siis sa võtaksid oma blenderi ja tõenäoliselt laseksid läbi selle. Nüüd, mis on väga oluline, on see, mul on lausa 2 tükki siin, mis on väga oluline see, et sellel blenderil, mida sa kasutad, oleks metallkruvi sees. On ju, näed, siin mõlemal on. Ja võimu peab ka sellel asjal olema. Sellel on siin 1600 vatti ja sellel on 2100. See tähendab nüüd seda, et sellel masinal peab olema piisavalt palju jõudu, et siis nii kiiresti ja vastupidavalt siis jahvatada neid India pähkleid, kuni see õli tuleb välja, ehk siis kuni nad lähevad täiesti selliseks õliseks. Ja kui sa nüüd võtad mõne lahjema blenderi, millel ei ole ka metallkruvi, siis suure tõenäosusega sa lased läbi selle lihtsalt. Ja pärast olen mina paha inimene, et ma sul soovitasin seda kodus teha. Seega ole lihtsalt veendunud selles, et sul on korralik, tugev metallkruviga võimas vähemalt 1200 vatine blender kodus, siis sul suure tõenäosusega õnnestub see, mis ma sulle kohe näitama hakkan. Nii et hakkame pihta. Valmis. Nii, aga vaatame siis siia sisse ka nüüd. Nii, ja mille järgi sa saad aru, et sa oled piisavalt palju siis blenderis seda jahvatanud neid pähkleid. Sealt näete nurkades, siinpool ja siinpool on kerge läige. See on nüüd see õli, mis on pähklitest siis eraldunud. Ja hiljem, kui ta seisab, tuleb seda veel rohkem tegelikult välja. Nii et ühesõnaga sa võid vahepeal siis stoppi teha, vaadata, kui sa seda läiget näed, siis oled sa juba piisavalt kaua tegelikult seda jahvatanud neid pähkleid ja võid lõpetada põhimõtteliselt tegevuse. Sealt punktist rohkem seda õli sealt tegelikult välja ei tule. Ja üks asi, mille järgi sa saad aru, et sa oled piisavalt kaua siis jahvatanud neid pähkleid, on see, kui sa paned selle anumasse ja liigutad, näed, kuidas see siin võbiseb peal ja kuidas ta hakkab üha rohkem ja rohkem pealt läikima. See siis tähendab seda, et see õli on pähklitest eraldunud ja teinud siis selle pealmise osa natukene vedelamaks. Ja kui ma tahan seda niimoodi ühtlaseks saada, siis ma tegelikult ei peagi mitte midagi tegema. Tunni aja pärast on vajunud täiesti siledaks pinnaks ise, aga kui ma tahan seda mingil põhjusel natukene kiirendada, siis ma lihtsalt teen sellist liigutust ja näete. Iseenesest lähebki, aga ma ei hakka seda tegema, ta vajub ise täiesti tasaseks, õli tuleb natuke peale, see läigib hästi ilusti. Ja nagu sa nägid, nii lihtne ongi kodus ise teha India pähklivõid. Ja kui sa soovid, sa võid kasutada kreeka pähkleid, maapähkleid, mandleid, mida iganes, lihtsalt tee samade juhiste järgi ja nii lihtne see ongi. Head isu!